Meil on sessioon 4 ettekannet ja esimene on selline, mis on minu enda poolt läbi viidud, kuid tegelikult ma suures osas tutvustan seda, mida on tehtud just meie nüüd juba kahjuks endise kolleegi Rene Angelika Tšonta juhtimisel ja minul on olnud võimalus kaasa lüüa nendes erinevates tegevustes kohati, aga osa on sellised, mida ta on teinud kolleegidega siis ainult teistest ülikoolidest, sealhulgas Tallinna Ülikoolist, aga ka siis rahvusvaheliselt erinevate partneritega. Aga siin meie kolleegidest on veel Katrin Saks ja Tiiu Leidur ja kaasa löönud. Ja teema on siis õpianalüütika ja laiemalt siis kompetentsikeskuse raames on õpianalüütika teema seondunud sisuliselt 2 suurema küsimusega. Üks on e-didaktikumi arendus, mis on siis juba nii-öelda üle-eelmisest kompetentsikeskusest välja arendatud lahendus. Selle kompetentsikeskuse nimi oli Eduka programm, algas 2009 ja siis me leidsime, et meil oleks vaja sellist lahendust, mis on meie oma. Ja selle arendus on nagu jätkunud ka praeguste kompetentsikeskuste projektide raames. Aga teine tee, millest me oleme teinud siis siin tööd ja millest ma täna tahakski rohkem rääkida, on just Tartu Ülikooli kontekstis väljalangemisohu prognoosimine üliõpilaste tegevuse põhjal, tuginedes õppeinfosüsteemis olevatele andmetele. Ja siis selle prognoosimise põhjal on välja töötatud, selle prognoosi põhjal on välja töötatud ka siis töövahend, mis võimaldab siis soovitusi anda ja selle vahendi katsetamine muidu jätkub. Meil on tihe koostöö õppeosakonna ja isegi õppeprorektoriga, nii et õppeprorektor otse on olnud hästi aktiivsed selles asjas sees, nii et ka ühel artiklil, mis on siis avaldatud, on ta suisa kaasautor. Ja töö muidu jätkub hoolimata sellest, et Irene siis märtsikuust käesoleval aastal siirdus siis University of Duisburg-Esseni, kuidas siis on, Duisburg-Esseni ülikool eesti keeles vist sinna. Ja lähme siis kohe asja juurde, sest ega aeg lendab kiirelt. Probleem, mida me püüdsime selle töö raames lahendada, on see, et paljudel õppekavadel ülikoolis on suur konkurss ja meil on võimalik vastu võtta ainult väike hulk üliõpilasi. See on see teema, mida me praegu aeg käsitleme siin. Tiia Tallinnast teeb hästi, Miiaga oleme tihedalt, eks ole, rääkinud, ja siis ministeerium ütleb, et meil on võimalik rohkem üliõpilasi õpetada, et õpetagest, eks ole. Ja siis tule meile olukorras natukene, siis püüame leida neid lahendusi, et leida veel üliõpilastele kohti juurde. Aga nüüd küsimus on selles, et hoolimata sellest, et me võtame valikuga üliõpilased õppima tihti peale, on reaalsus see, et nendest ikkagi väga paljud langavad välja. Ja me jällegi nüüd siis Tallinna Ülikooli kolleeg Külli Koriga uurisime pikalt ja teiste kolleegidega siis nii Tallinna ka Tehnikaülikoolist, IT-kolledžist ja Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudist IT-õppevaldkonnas seda, et mis neist üliõpilastest saab ja seal oli olukord eriti kurb. Et enam 1/3 üliõpilastest langes juba esimesel kõrgharidusastmel esimesel aastal õpingutest välja. Kuigi konkurss oli, kirjas pole, see konkurss oli umbes 2,5 üle Eesti. See oli selles mõttes huvitav uuring, et me muidu näeme nagu konkurssi oma ülikooli põhiselt. Aga siis me saime kokku panna 3 ülikooli andmed, ei olnud Tallinna Ülikooli andmed seal, aga Tallinna Ülikoolis oli ka suht väike see IT vastuvõtt, mis oli. Aga siis saame vaadata seda, et see üliõpilane, kas ta kandideerib ka teises ja 3. kõrgkoolis ja see oli nagu huvitav, et muidu oli see konkurss umbes 4 seal Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis, aga siis see langes selle pealt nagu 2,5 peale, et tegelikult päris paljud esitavad mitmesse kõrgkooli oma sisseastumised. Euroopast keskmiselt IT osas on tegelikult madalam kui Eestis, lihtsalt võrdlus see, et Eestis tegelikult on see väljalangemine isegi justkui nagu suurem vähemalt ja õpetajakoolituses on olukord natukene parem kui IT-s, aga kogu stuudiumi jooksul on juba pikem aja vältel vähemalt Tartu Ülikoolis olnud see umbes 1/3 neid, kes ei lõpeta.
seal on muidugi erinevaid põhjuseid, mille juurde me täna ei lähe ja Külli doktoritöö keskendus rohkem nendele. Aga nüüd siis üks võimalus, mida me oleme siis nagu mõelnud, ongi siis see, et me peame nagu midagi tegema, ütleme nende üliõpilastele, kes neile lõppema tulnud, peame aru saama, mis nendega toimub, et siis juba kiiremini reageerida sellele. Ja nüüd siis ma siin järgmistel slaididel olengi teinud sellise väljavõtte või sellise jätkuloo justkui 4 lahendusest, mida selle kompetentsikeskuse raames erinevate uuringutega on tehtud. Ja need 4 tegelikult kajastavad ka sellist 4 erinevat publikatsiooni või tegelikult üks on justkui 2 publikatsiooni peale kokku ja nende abstraktid on siin inglise keeles, ma ei hakanud neid nagu kohandama eesti keelde, et mitte nagu vääratada selle mõttega, mis seal siis algselt nagu oli. Ja üks asi, mis siis sai Tallinna Ülikooli kolleegidega koostöös kokku pandud ja mitte ainult Tallinna, vaid ka laiemalt siis väliskõrgkoolid ka, oli selline Adore võrgustik ja tegelikult sellel oli siis 2 erineval konverentsil läbi sai viidud sellised töötoad, kus püüti siis kaardistada seda probleemide ringi ja lahenduste võimalusi selleks, et kuidas siis sellesama ülikoolides olevate andmete analüüsi põhjal teha kõige paremaid järeldusi ja otsuseid sellest lähtudes. 2020 sai päris aasta algul tegelikult see initsieeritud ja siin ongi märtsikuus on rahvusvaheline suurim õpianalüütika teemaline konverents, et siis seal oli esimene sümpoosium ja Adore võrgustik sai selle nimeks sõnadest Addressing Dropout Rates in Higher Education ja siis jagati siis häid kogemusi. Nii see on üks asi, mida me peame loomulikult edasi nagu vaatama. Nüüd kasutama neid võimalusi. Nüüd edasi teine asi, mida me nagu tegime, välja teeme nagu enne ka seal paneelis, eks ole, sai lisatud, et me peame mitte kõike ise järgi proovima, vaid lugema, mis teised on teinud. Sai tehtud kirjandusanalüüs. Kirjandusanalüüs õppekava analüütikast. Ja mida see siis nagu tähendab kõrghariduse tasemel, millised võimalused meil selle koha peal on ja lühidalt öeldes eristati lõpuks siis kirjanduse põhjal sellist 6 erinevat teed, millega nagu tegeleda selleks, et nüüd õppekava analüütikas mingid tulemusi saavutada. Kõigepealt, et millised protsessid meil vajavad uurimist, see siis mõeldes seda, et mida meil on võimalik siis vaadata õppeinfosüsteemist, näiteks me tõlgime selle oma konteksti või meil teine asi, millega meil ka osa uuringuid seostuvad, on siis muud või keskkonnas mingis õppehaldussüsteemis, learning management system, et millised protsessid sellest toimuvad, mida me nendest saame välja lugeda ja mida siis tähendab see, millised on näiteks indikaatorid sellest, et õppijate motivatsioon on langustrendis näiteks, eks ole, et märgata seda, eks ole. Või siis millised on siis mingid indikatsioonid sellest, et õppijatel ei ole näiteks head ülevaadet sellest, et millised on nende ülesanded, kuidas neid täitma peab ja et on sellist metakognitiivset tuge tegelikult, eks ole, kui vaja. Ja me oleme lähenemised viimasel ajal järjest rohkem tegelikult sidunudki selle eneseregulatsiooni raamistikul, kus me siis eristamegi, et me peame vaatama protsessi läbi 3 etapi. Kõigepealt siis kavandamine, siis õppeprotsess ise ja siis sellele tagasivaatamine, aga vaadates seal 4 erinevat eneseregulatsiooni valdkonda, esiteks siis kognitsioon, mõtlemisega seonduv, teine metakognitsioon, sellest mõtlemisest mõtlemisega ja õpiprotsessidega seonduv, motivatsioon ja emotsioonid selles kontekstis. Nüüd teine asi, mis tulid välja minu jaoks natuke nagu sarnased mudelid ja raamistikud, on siis just see, et kuidas neid seoseid on loodud. Ehk siis, et kui me näeme ühes protsessis mingit muutust, siis
kuidas nad on nagu siis mingis, kas esialgu siis teoreetilises mudelis või on siis empiirilise mudelis testitud, et mil määral need prognoosivad mingit tulevikku. Et noh, näiteks, ma jõuan siin kohe varsti sinna välja, et meie konkreetsel juhul siis, et millised protsessid õppeinfosüsteemis, mille kohta meil andmed salvestub niikuinii, millised protsessid prognoosivad tegelikult väljalangemisohtu. Ja noh, oleks võinud alguses ka öelda veel, et selle alguspunkt oli meil ka see, et 4-5 aastat tagasi IT-osakond meil ütles, et meil on õppeinfosüsteemi kohta 15 terabaiti andmeid Tartu Ülikoolis, mida mitte keegi ei kasuta. Ja noh, et kogutakse meeletult andmeid, see on tänapäeval räägime digiprügi, aga see, need andmed saaks palju paremini tööle panna. Ja sealt edasi me jõuamegi siis, et tuli välja palju erinevaid töövahendeid, mis võimaldavad siis õppekava analüütikat rakendada. Ühelt poolt on nii-öelda andmekogumise, andmeanalüüsi pool, aga isegi rohkem välja sellist ka sellist nii-öelda, kuidas seda nüüd esitada siis erinevatele osapooltele. Millised on need andmeanalüütika töölauad, mis võiksid anda süsteemselt piisavalt palju ja mitte liiga palju väärtuslikku infot erinevate osapooltele, õppijatele ja õppejõududele, administraatoritele eelkõige. Inglise keeles märksõna siis dashboard, et sellised meetodid, kuidas andmeid analüüsida ja arhitektuurid, neid küll tuli ainult paar artiklit välja, mis siis õppekava analüütika arhitektuuri käsitlesid, siis see nende asjade omavahelist seost ja sellist nagu terviku loomist. Nüüd kolmas teema, millele me siis tähelepanu pöörasime, oligi siis see, et luua neid eelmiselt lehelt siis mudelitest rääkides prognoosimudelid. Et mille abil on võimalik prognoosida siis konkreetselt siin väljalangemisohtu. Ja siis siin püüdsime siis kõigepealt välja selgitada, et millist infot meil üldse on olemas, eks ole, õppeinfosüsteemis ja noh, see info, mida meil seal on, me saame näha seda, et milline on üliõpilase edasijõudmine, millised on tema tegevused, kas ta õigel ajal esitab oma infot, kas ta üldse kasutab õppeinfosüsteemi ja igasugusest sellised andmed. Ma isegi siin ei julge peast kõiki neid asju ette lugeda, eks ole, aga kahtlemata ühesõnaga võib-olla isegi järgmisest slaidil on paremini näha, et mis meil lõpuks välja tuli. Kellel on huvi ja saan jagada neid artikleid ka lähemalt. Aga igal juhul prognoosimine, mõeldes siis erinevatele lahendustele seal structural equation modeling, siis struktuurvõrrandite analüüsi ja siis kuidas need eesti keeles on need Bayesian networks, nende analüüside tugineva. Ja jõudsime siis seal siis selleni, et me peame, see on nüüd lahendus 3, prognoosimine ja siis selle prognoosimise tulemus on visualiseerimine. Lahendus 4 on selleks. Ja hästi lihtne mudel ongi siis see, et meil on üliõpilastelt tulevad andmed meie õppeinfosüsteemi. Need andmete põhjal koostame siis sellise ennustava mudeli ja siis on teiselt poolt siis tööriist vahend, mis siis analüüsidele, varasematele analüüsidele tuginevad, kus on siis kirjas reeglid, et juhul kui selle ennustava mudeli tulemus on ühel või teisel üliõpilasel tulemus selline, et siis me anname tema kohta teada hästi lihtsalt, mis meie jaoks oli nagu tähtis, et kas ta on nii-öelda rohelises, punases või kollases, mis tähendab, et rohelise puhul siis väljalangemise risk on väike, kollase puhul keskmine, punase puhul väga suur. Ja edasi siis ongi, saab siis programmijuht meie mõistes, õppekavajuht vist oli Tallinnas tema nimi, et siis see saab siis üliõpilasele juba anda tagasisidet ja siin me praegu nägime selles mudelis,
et programmijuht peaks olema siis see, kes valib selle viisi, kuidas tagasiselt anda, et see ei ole praegu siin automatiseeritud, et see inimfaktor on selle koha peal oluline. Ja noh, siis jäi veel küsida, et kuivõrd tõhus see süsteem on. Ja selle koha pealt siis meie analüüsis sai kasutatud 1248 üliõpilasi andmeid varasemast, kellest siis olid 544 üliõpilast välja langenud. Ja siis püüdsimegi vaadata, et kui me nüüd võtame need andmed sellest varasemast perioodist, nende kõigi üliõpilaste kohta, et kas me suudame prognoosida, kes neist välja langeb ja siis vaatame, kes on tegelikult välja langeb. Nii lihtne ongi. Ja siis 514 nendest, kes välja langesid, 544-st välja langenust, 514, kes olid siis kõrge riskiga, siis 500... Lugesite välja, nii. Ühesõnaga, et see sõnum oli see, et nendest 96% päriselt ka välja langes. Ehk siis tegelikult päris selline hea, täpne prognoosivõime. Ja need andmed on siis sellest ammu enne sellest perioodist, kui on välja tegelikult langenud. Ehk siis, kui meil see info on nagu teada, et see üliõpilane välja langema, siis me saame veel midagi teha. Ja nendest, kes siis olid selle prognoosimudeli järgi keskmise riskiga 200 ja nendest siis 20% siis ka päriselt välja langesid ühesõnaga, et selles mõttes on nad ka ütleme rohkem kui need, kes siis ühesõnaga need, kes siis madala riskiga olid, et nendest siis tegelikult ainult 3,3% olid välja langenud, et selles mõttes oli päris hea tulemus meie arvates, et see asi tõepoolest töötab. Ja noh, eks kui ta nii-öelda reaalajas suudab jälgida, eks seda infot, siis saame siit nagu kiirelt edasi. Ja no siis oligi viimane asi, oli töölaud, et kuidas seda asja siis nähtavaks nagu teha. Ja viimane artikkel siin ongi siis sellist õpianalüütika töölauast, et milline see siis välja võiks näha, see on tegelikult veel praegu mingil määral arendusprotsessis, see on selline mock-up, siis selline ideekavand sellest, et milline ta välja, vabandust, siin teksti on rohkem, et kus on siis programmijuhi vaates võiks olla see, et on seal oma see üliõpilase ID ja siis on märk, et kes on kollane, vaheline või punane ja siis on veel viimases selles, et mis on see selgituspõhjendus sellest andmetest, mis nagu näitab siis, et millega nagu siis tegelema peaks, millele tähelepanu peaks juhtima. Et see on see vaade, millega me siis järgimööda edasi tegeleme ja oleme õnnelikud, et siiamaanigi jõudnud ja küll huvitav oli see, et näiteks, et haridusteaduste valdkonna õppekavad ükski ei olnud selles esimeses etapis need vabatahtlikud, kes oleks tahtnud uuritavad olla. Nii et õppekavad, mille peal seda praegu on katsetatud, on tegelikult teiste ülikooli valdkondade õppekavad, aga meie eesmärk ongi nagu laiemalt, eks ole, nagu ennem oli, et me oleme võib-olla rohkem keskendunud üldharidusega seotud haridusteadusele, aga kõrgharidusega seotud haridusteadus ongi see, kuidas me saame näiteks neid samu alguse juurde tagasi. IT valdkonna üliõpilasi hoida õppes paremini. Vabandust, kas te võiksite tuua mingeid näiteid selle kohta, et mis need näitajad siis on, mis selle tugemisena punasest viivad? Ma loen siit, ma ei ole nii detailid, aga mis siin on vaadatud näiteks, ma loen siit lihtsalt ette, et ei ole kogemust välismaal õppimisel. On üks näiteks indikaator sellist asju niimoodi. Suur kogemus ülikoolis õppimisel. Igasugused sellised asju, tähendab, et ta on juba kaua aega üliõpilane olnud näiteks, eks ole. Nii, et on ka neid õppekava väliseid aineid võtnud, eks ole.
Siis, mis teada varasemast uuringutest hästi akadeemilise võtmine, akadeemilise puhkuse, eks ole. See on tegelikult hästi palju neid ühesõnaga, et mitu korda on eksameid on näiteks võetud. Siis, et eksamite tulemus, eks ole, ka, eks ole, ja siis sellised asjad, finantstugi on sellised kuskilt moodi nagu välja võetud. Kas sealt oli mõni asi, mis nagu natukene rohkem ka ennustab, et akadeemiline puhkus see on tõesti teada ja selles mõttes mingid eksamite tegemised, aga näiteks seda, et välismaal ei ole õppinud, et ma ise Tallinna Ülikoolis ka me olen nagu vaadanud ja akadeemiline puhkus on tõesti hästi suur näiteks. Aga mis nendest on natuke suurema kaaluga? Ma seda ei oska öelda. Jah. Aga hea meelega ühesõnaga, et kui on küsimusi, ma võtan kõik kaasa ja püüan, ka need salvestused saavad üles, eks ole, et siis püüan nii enneta kaasata, et ta saab aidata veel nendel küsimustele täpsemalt vastata. Aga mõnele küsimusele, nagu sellele ma saan tegelikult vaadata ka meie andmefailist ja artiklist täpsemalt vastuse. Aga meie ülikoolist ka kõigi praegu tiimis sees või? Kairi Tammets oli tegelikult, muidu ütleme ka, nende asjade juures ja siis ma praegu jään edasi ja muidu oli, eks ole, see, ma ei oska täis nime öelda, eks ole, Juice, nimega, eks ole, ja edasi, mis iganes. Rihanna. Ei. Aga kas neid andmeid kogutakse Moodle'is ka veel? Ei, need on praegusel naisibaasil. Ma mõtlen, mis nagu hästi formaalselt. Pinnapealsemad andmed just. Nagu sisulist mis meil ei ole. Hea meelega suunan lugema nagu artikleid veel, eks ole, mis me oleme muude andmete peale teinud, mitte kompetentsikeskuse projektist, vaid Asker projektist, eks ole, oleme muude andmete analüüsi peale ka teinud, ühesõnaga just analoogset analüüsi ja samamoodi nagu avaldanud tulemusi, et kui kas või trükkida minu nimi, eks ole, sisse Google Scholarisse, siis vaadata neid viimaste aastate artikleid, siis leiab just üles. No nii.